Mina söön võileiba, sinna teed asju. Ma nüüd tahaks ka võileiba süüa. Muidugi tahaks, aga tema mõni ei söö võileiba. Mis mõttes? Auto ja siin on mootor. Ühesõnaga, see on 3.0 M54 ja see läheb sinna sisse. Või vähemalt mingi osa sellest, sest tegelikult see on neliku pealt, seega mingid asjad tuleb siit ära korjata. Karter ja sul on veel tutikas känekus ja? Ja siis mingid asjad tulevad sealt, mingid asjad tulevad siit ja siis kokku on ketsi. Aga enne me peaks selle lahti võtma ja vaatame, mis siin toimub ja mis on vaja teha sellega. Kunagi äkki saab sellega rajale minna. See teab, kes on näinud kinovideot, see teab, miks me seda mootorit vaatame. Ja, miks see, miks mitte mõni muu mootor? Sellepärast, et... Ühesõnaga, mul kunagi oli plaan, suur plaan, et siia tuleb P8, sest et see tundub jube äge. Ja siis ma sain aru, et see... Sa mõtlesid ära selle just? Ei. Okay. Ühesõnaga, siis ma sain aru, et see on maru kallis ja... Et seda korralikult teha? Ja päris palju tööd ja siis see läks lihtsalt raske ja aeglane. Ja siis, kui kogu see rajamajandus tuli, siis oli ilmselge, et nagu see ei ole väga mõistlik. Ja siis oli ühtlasin mõistlik, et ma ei sõida mootoriga, milles on alles need mõlemad kilovatid, ehk siis Best bang for the buck versus effort. Ära sehmata, siin on midagi kinni veel. Kuidas see lahti käib? Need on need lõivused. Need on... Sa pead siit võetama ja alt ka võetama ja siis ta peaks maha tõstma. No nii. Varsti saame teada, kuidas nukad on. Mida? Aukudega vesi. Mis sa veel teed? Me hakkame otsasid ja rooliotsasid vaatama. Miks nii? Sest et on vaja. Keda huvitab siis meile HD? Da. Sina või? Natuke on puudu. Ühesõnaga, mootorist tuleb uuesti video siis, kui sellega kunagi midagi tehtud saab.
No põhimõtteliselt on sul selle taga, et me otsime kohta, kes kaanetöösid teeks. Jah, kui keegi tahab kaanetöösid teha, siis olla Jurgurl. Eriti hea hinnaga ja eriti hea kvaliteedi. Jaa, kui jah, ma võtaks ühe. Ja siis ilmselt Robin võtaks ka paar kõikide nende mootorite. Mul õnneks praegu ei ole ühtegi. Siis mul prolli on Adolfile vaata ka mootorid ja siis sellele uuele on ka prolli. Aga sellel on õnneks Ühesõnaga, ma võin öelda, et ma olen suht hea püsiklient nagu. Yeah. Panen poisse. Mis tegid? Ma kuradi kurvi läksin, võtsin, harjutasin. Lumi tuli jah. Võib-olla. Harjutasid auto inertsi suunamist. Jaa, et kui sul on autol inerts sees ja sul nagu pidamine on suhteliselt kesine, et kuidas sa siis kontrollid, et seda kõike nagu takistuste vahelt nagu läbi saada esivöölise autoga. Ühesõnaga, nagu ma aru saan, siis halvasti. No esimene kord tuli välja. Teate seda tunnet, kui paned lehe peale ja siis keerad veerandtiiru ja siis keerad lehe ümber ja paned uuesti lehe peale ja siis keerad veel veerandtiiru. Ja siis pool tundi hiljem teed väikse pausi ja siis sa paned edasi. Ei, siis sa vahetad inimest. See on ülihea shot. See ei ole see, mis te teha tahate, siis ostke Lexusele. Võisite välja. Anna alaga. Lihtsalt 1500 eurot vedeleb maas praegu. Sita sees. 1500 eurot lihtsalt vedeleb maas. See või? Jaa, no tõstukid on kallid. Mulle meeldib, see telefon on kallim kui tõstuk. Jaa. See on siit vaadata, see on eriti hea välja. Kuna ma täpselt ei näe, mis sa teed, aga liigutus on õige. Me jõuame poole tunni pärast umbes Pärnusse, siis me läheme ostame sokke ja siis me lähme Audrusse ringrajale, sest et Tenel korraldab mingit talveüritust seal. Ehk siis saab autoga rajal sõita, aga lumi on ka. Me veel ei tea, kas auto tegelikult saab rajale. Tegelikult ei tea jah, sellepärast, et seal on mürapiirang. Ja me jälle mõõtsime nagu telefoniga ja see on suhteliselt piiri peal, aga telefoniga mõõtmine on siuke semi. Ehk siis me ei tea veel. Jah. Irooniliselt siin autos läks nüüd just soojaks.
peaks välja minema, siis hoia gaasi peal lihtsalt. Siis ta kaevab välja ennast. Nii, me käisime nüüd Kobratus. Jäärajaks seda vist päris nimetada ei saa, aga no see oli põhimõtteliselt põllu peale tehtud siuke suur rada. Hommikul võib-olla oli natuke läinud. Võib-olla hommikul oli natuke rohkem jäärada ja, aga tegelikult oli ülilahe. Ja auto jäi ka terveks, ainult karbikatte tuli ära. No see oli enne lahti juba. See oli jah hommikul lahti juba, nii et aga ühesõnaga täiega äge oli ja nüüd me lõpetame oma üle-eestilise autoruunamise päeva sellega, et me sõidame Tartust Tallinnasse tagasi. Jah. Aga auto on trooper. Tea, kuidas see auto elab veel. Ei tohiks elada. Nagu hakkavad mõtted otsa saama, mida selle autoga tegema peaks, et ta ei oleks nõus enam eksisteerima, aga see auto lihtsalt ei anna alla. Ei anna ära. Ei anna ära, just.